Maarjamõisa mõis. Maarjamõisa mõis loodi arvatavasti 1730. aastatel. Mõningate allikate järgi aga eksisteeris see juba varem. Kompleks eraldati 200 hektari suuruse maaga Tähtvere mõisa aladest ning see oli üks Tartu linna ümbritsenud 7 mõisast. Erinevalt osadest mõisadest, mis olid eraomanduses, loodi Maarjamõisa riigi majandusmõisaks. See tähendas, et valitseja määrasid võimud ning kogu teenitud tulu läks riigile. 200 aasta eest koosnes kompleks 8 hoonest, mida ümbritsesid kraavid ja tiigid. Kuna tegu oli riigimõisaga, jäi 19. sajandi teisel poolel püstitatud puidust peahoone tagasihoidlikuks ja rõhk pandi majandushoonete arendamisele. Kõrvalhooned olid nõukogude ajal veel enamasti alles ja need olid kasutusel korteritena. Praeguseks on suurem osa neist likvideeritud linnaparklate laiendamiseks. Mõned on ka lihtsalt lagunenud ja nende kohal on haljasala. Alles on veel peahoone kõrval asuv Tall-Sigala, selle külge ehitatud tööriistakuur ja veidike eemal ka ümber ehitatud laut. Hoonete ümber on säilinud väike osa parki ja ka üks mõisatiikidest. 1910. aastatel ehitati kompleksi põllule haigla, mis sai nime mõisa järgi. Tänapäeval tunneme seda Tartu Ülikooli kliinikumina. Mõis varustas haiglat põllusaaduste ja piimatoodetega. Peale mõisaperioodi lõppu kasutati kompleksi hooneid korteritena. Praegu on peahoones haigla arhiiv ja tall seisab tühjalt. Kurva uudisena on arutlusel mõisa likvideerimine, et haigla saaks veel rohkem laieneda.